rõõm kutsuda siia Teele Palts ja Jane Kensap-Künnapas, kes on siis Tantsukool T7 asutajad ja tantsuõpetajad ja nemad just räägivad, mis on siis tantsukooli võimalused, et toetada erinevaid osapooli. Tere, mina olen Jane. Mina olen Teele. Kõigepealt aitäh, et meid kutsuti rääkima, sest me oleme alles üsna noorukene tantsukool, läheb meil 3. hooaeg ja meil esinemisega on ka selline nagu erinev personaalne väljakutse, et Teelele on avalik esinemine väljakutse ja mul on 10 minuti sisse mahtumine väljakutse, aga me saame kahe peale ilmselt hakkama. Et meie teema siis, nagu te kõik näete, me arutasime Teelega hästi pikalt seda, et kuidas me seda üles ehitame. Ja me ehitasime siis selle üles sellisel moel, et äkki me näitame kohe, kuidas me selle siit, on ju? Edasi. Aha. Nii palun Teele. Oi, aitäh sulle. Tegelikult jah, kuigi me tantsukoolina oleme suht noor, siis see idee, millest me ka siin täna keskendume või millele me keskendume, on meie peas juba tegelikult hästi ammu olnud ja see oli ka nagu üks põhilistest ideedest, miks me üldse oma tantsukooli asutasime. Ehk siis, et kuigi meie teema oli see, et kuidas erinevaid osapooli toetada, siis meie fookus on alati tantsuõpetajal. Et meie peamine kontakt on tantsuõpetajatega, meie peamine prioriteet on tantsuõpetajate heaolu, kuigi meil muidugi on ka kontakt õpilastega, lapsevanematega, me siia peale ei pannud ka koostööpartnereid, siis meie visiooni, missiooni aitavad ellu viia meie tantsuõpetajad ja see ongi meie põhifookus. Millal me siis oma tantsukooli üles ehitades tuginesime, et meil on siin toodud selline võib-olla nagu kirjeldus ketilülide järjestus, et tegelikult see ei ole meie enda teooria, et see on siis Simon Sineku teooria, et need ketiahelad peavad olema justkui nagu õiges järjekorras siis ühendatud, et mida me siis ise tantsuõpetajatena eelneva nagu töökogemusena oleme siis õppinud, on see, et üks inimene ei jõua kõike teha. Ja see siis saigi meie fookuseks, kui me tantsukooli lõime, et meie, nagu Teele juba ütles, meie fookus on tantsuõpetaja. Meie Teelega hoolitseme selle eest, et tantsuõpetajad oleksid rõõmsad, tantsuõpetajate vajadused oleksid rahuldatud, et nad julgeksid meile oma soove väljendada, nad tunneksid ennast turvalises keskkonnas, sest siis nemad saavad pakkuda seda kõike oma õpilastele ja me leppisime ka kokku, et me ei taha olla anonüümsed tegelased nagu õpilaste jaoks, et infomailit nad saavad mingeid kirjasi, Teele ja Jane kirjutavad, et seda me siis lahendame sellisel moel, et erinevad üritused, kus me siis osaleme, et me oleksime pildis, et nad saaksid aru, et me ei ole lihtsalt need e-mailide saatjad, aga me ikkagi leiame, et see nagu esmane kontakt ja see lähim kontakt ja usaldus peaks ikkagi tekkima tantsuõpetaja ja õpilase vahel, mitte siis tantsukooli juhi ja õpilase vahel. Et me siis hästi proovime oma töös, kuna me ka tegelikult täidame Teelega mõlemad seda rolli, et me oleme ka tantsuõpetajad, tegutsevad siis aktiivselt, et siis me proovime siis kogu aeg hoida seda fookust, et me ei unustaks ära, et meie prioriteet on tantsuõpetaja. Ja mulle tundub, et vähemalt praegu, kuna me oleme neid tagasisidesi nagu küsinud, mitte siis sellisel moel, et kuulge, et kas meil ikka läheb hästi või et kas me saame oma tööga hakkama, vaid erinevaid selliseid teambuildingu üritusi korraldades oma tiimiga, et siis me üritame kogu aeg nagu välja selgitada, et millest nad tunnevad puudust, kas nad siis tegelikult ka meid usaldavad. Ja et siin sellesama joonise peal see T7 siis, kuigi nagu seal on osapooli rohkem, me siin peame siis silmas ennast kahte, kes siis seda nagu laeva nagu veavad, aga ja kuigi nagu meie peas on sündinud siis need konkreetsed väärtused, missioon ja visioon, mis see T7 siis olema peaks, siis need tantsuõpetajad, kes meie ümber on kogunenud, nad peavad neid väärtused meiega jagama. Et see on meie number 1 tingimus, kuidas üldse meie tiimi
liikmeks saada, et need väärtused ja see ühine missioon peab olema nagu juba algusest peale niisugune jagatud nagu baasväärtus, et ainult siis saab tekkida see partnerlussuhe ja jah, et siis on nagu sellisel alusel on meie tiim tekkinud meie ümber. Ja nagu varem ütlesimegi, siis, et see suhe meie tantsuõpetajatega, me peame seda partnerlussuhteks, me peame oma tantsuõpetajaid spetsialistideks, keda me tahame usaldada, keda me julgeme usaldada ja just see usalduslik suhe, mitte ainult ühepoolne, vaid loodetavasti siis kahepoolne, on see, mille nimel me hästi palju nagu vaeva näeme igapäevaselt. Ja tegelikult nüüd selle 2,5 aasta jooksul on tegelikult tulnud ka selliseid situatsioone, kus me saame aru, et meil ei ole ühised väärtused ja see on täiesti okei. Ja me oleme otsustanud ka seda, et me ei karda teha siis, see kõlab võib-olla nagu, ma ei tea, kas see kõlab nüüd ilusti või koledasti, aga ebapopulaarseid otsuseid, sest me ei taha ka kedagi loominguliselt piirata või üleüldse kellelegi öelda, et sinu väärtused on valed ja meie väärtused on õiged, vaid me arvame lihtsalt, et meil on tantsukoole, tantsustuudioid piisavalt, kõik kindlasti leiavad oma koha. Meie tegime selliste väärtustega tantsukooli, me ootame oma tiimilt täpselt seda sama väärtuste jagamist, pluss siis veel lisaks võib-olla sellise nagu ekstra väärtuse lisamist, mille peale võib-olla meie pole tulnud, aga mis on siis nii-öelda positiivne ja edasiviiv. Aga kindlasti, kui me näeme, et need väärtused ikkagi nagu lähevad väga-väga eri teid, siis ma arvan, et see on väga okei, kui need inimesed ei tööta omavahel koos. Ja see on, me leiame ka seda, et jällegi see väärtuste põhine toimetamine on hästi-hästi oluline, kuna see on üks viis, kuidas oma tantsuõpetajaid toetada, et see ei ole mingisugune sõna lihtsalt paberil, et meie väärtused on need, vaid kui ka tiimi liikmed näevad, et nendele väärtustele minnakse vastu, siis me ei ignoreeri seda, vaid me nagu päriselt ka reageerime ja see ei ole nii, et you're out kohe esimese korra peale, vaid et sinna ümber tekibki selline avatud suhtlus. Kas me näeme seda probleemi sarnaselt, kas me näeme seda probleemi nagu lahenduse võimalusi sarnaselt ja kui ei näe, siis ei näe ja see on nagu okei, aga see käitumine ei ole siin selles kontekstis okei. Ma sain nüüd aru, et kust need aja näitamised käivad. Mõtlesin, et kõik lähevad hästi ärevile. Kiiresti räägiks see T7 ja siis võrdusmärk kriips peal pere, et see jälle võib-olla kõlab kuidagi nagu südametult, aga T7 ei võrdu pere. Et meile sellised võib-olla natuke isegi meelevaldsed võrdused, et me oleme kõik üks pere, et meie ei arva, et tantsukool on üks pere, meil kõigil on oma pere. Et me oleme ühe missiooni nimel, see on missiooniga töö, me oleme ühe missiooni nimel töötav kogukond, aga me arvame, et meil ei ole õigus astuda üle kellegi perest. Nii nagu ka Rita varem rääkis, et tegelikult mingist hetkest jäävadki õpetaja, tantsukooli juhi käed lühikeseks, sest et meil on vanemad ja me peame seda aktsepteerima, et meie tantsijatel on omad pered, pluss meie oma tiimi puhul täpselt samamoodi oleme otsustanud, et me kõik saaksime sellest nagu hästi aru, et me siin teeme ikkagi missiooniga tööd, me oleme töökaaslased, meil on üks ja sama kirg, aga me ei ole pere. Ehk siis, kui meie näiteks mõnel tantsuõpetajal on isiklikus elus probleem, on mis iganes sorti isiklik probleem, siis see peaks olema tema prioriteet. See on tema prioriteet, ta ütleb, et mul on probleem, meie katame need, et tunnid oleksid asendatud ja see on tema esimene prioriteet. Ehk siis ma arvan, et selline võib-olla isegi nagu natukene selline segadust tekitav informatsioon võib-olla tantsukooli sees, et me oleme siin üks pere, aga siis ühtäkki me vaatame, et aga me ei näe asju ühtemoodi ja siis me ütleme, nagu teile kasutas väljendit you're out, siis perega me ju nii ei tee, eks. Et tegelikult ikkagi, kui me saame aru, et mida me siin kõik koos nüüd teeme, siis sellest lähtuvalt me oskame ka teineteise ootusi siis seada. Me võiks siia slaidile veel jääda, aga lähme edasi. Ja tegelikult me loodame, et kui me kõike seda, millest me siin 10% võib-olla jõudsime katta, teeme oma tantsuõpetajate suhtes, tantsuõpetajatele mõeldes, siis nemad suudavadki just meie ühiselt jagatud väärtuste alusel toetada
nii oma õpilasi kui siis olla ka toetavad suhtluses lapsevanematega. Et see me loodame, need võimalused, mis me oma tantsuõpetajatele loome, loob selle pinnase, kus nemad saavad olla siis nagu selleks esimeseks kontaktiks ja esimeseks toetuspunktiks oma õpilastele. Ja kuna meil on siiski ka kontakt olemas õpilaste ja lapsevanematega, siis jah, kuigi nad tantsukooli juhtidena me julgelt ütleme, et nad ei ole meie peamine prioriteet või nagu peamine fookus igapäevases töös, siis me siiski näeme võimalusi, kuidas ka neid toetada ja meie hinnangul peamine see võimalus on see, et me ei olegi mingisugused suletud ukse taga infomeilide saatjad, vaid me oleme nii nendele õpilastele, kellega me igapäevaselt kokku ei puutu, kui ka nende lapsevanematele sellised, nad teavad, kes me oleme, me võtame osa mingitest üritustest, me nagu teadlikult osaleme mingites asjades, kus me võib-olla nagu tegelikult ei pea olema kohal, aga see me loodame, et see tekitab nagu sellist turvatunnet nii laste seas kui vanemate seas, et nad teavad, kuhu nad tulevad, kes neid seal ootab, kes need näod on, kes seda asja nagu veavad siis. Aitäh!